tere ka minu poolt. Täpsemalt siis liigume fermenteeritud toidu teema juurde. Esmalt ma tutvustan ka ennast. Mina töötan siis toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses, nagu nimi ütleb, natuke raskesti öelda, TEFTAKis. Ja õpetan ka Tallinna Tehnikaülikoolis, seal õpetan ka tudengitele fermentatsiooni aines, annan praktikumi, näiteks õlle pruulimist ja piirituse tegemist, et just mis on kõik fermentatsiooniga seotud. Aga selleks, et alustada üldse, mis on fermentatsioon, kas keegi ostab vastata? Põhimõtteliselt, kui eesti keelde panna natukene lihtsamaks, hapendamine ja kääritamine. Hapendame, mida me hapendame? Kapsast, just. Veel? Kurki, õige, väga hea. Kurki hapendame. Aga mida me kääritame? Õlut, jah. Mul on siin erinevad variandid. Minul kodust kurki olete hapendanud, aga võite ka redist samamoodi hapendada. Kes on kurki hapendanud ise? Tublid, aga kas te redist olete hapendanud? Vaat näete, siin on soovitus minu poolt, et pange samamoodi purki, kõik on täpselt samamoodi, kasutame klassikalist retsepti, tuleb väga hea. Siis, no ja, siin kõlas õlut, tunnete ilmselt natuke õllelõhna ka, see õlu ei ole siin niisama hea tuju tekitamiseks, sellel tuleb pärast ka seos, sellest räägime. Ja kindlasti olete, kes on käinud, mina mäletan ka isa juures lapsena, ma tegelikult ei saanud täpselt aru, noh, ma teadsin, et seal on midagi, mida lapsed ei tohi juua, aga ega ma täpselt ei teadnud, mis nendes potsikutes toimus, et ilmselt olete ka, ma ei tea, kas vanaisa juures või kuskil näinud selliseid toredaid pütte. Et põhimõtteliselt, kui te nüüd tulevikus küsitakse, et või näiteks õhtul, et käisin fermentatsiooniloengus, tegelikult me räägime hapendamisest ja kääritamisest. Aga kes seda teevad? Siit tuli esimene vastus oli bakterid, aga kes veel? Seened ja kes veel? Seened tegelikult, jah? Hallitus. Vot õige, väga tubli. Ja seente alla bakterid, seente alla tegelikult lähevadki pärmid, pärm on tegelikult seen ja hallitused. Nii, mul on siin 3 pilti. Nüüd tundke ära, kes on kes, siin on kõik need 3 esindatud. Anna natuke aega mõelda, siis ma küsin. Pärm, mille järgi te aru saate, et ta pärm on? See on mikroskoobi all muidugi vaja näha, aga silmaga kahjuks ei näe, aga mille järgi te aru saate? Vaatame selle B kõigepealt üle. Mille järgi te pärm on õige vastus? Mille järgi te ära tunnete? Jah, pundub. Tegelikult piltlikult öeldes need on nagu pärmi sünnitusarmid, et sealt tegelikult tuleb teine pärmirakk välja. Pärmirakk läheb alati niimoodi 2 ja siis on näha, et kui palju lapsi sellel pärmil näiteks korraga olnud juba on. Et need armid jäävad siia alles. Kes need ilusad roosad tegelased on? Bakterid, sest nad on niimoodi kobaras koos. Hallitus on tegelikult, nagu te aru saate, siis siin. Hallitusel on tavaliselt sellised hüüfid. Kui te mikroskoobi all saate vaadata bioloogiatunnis, siis seal on sellised nagu hüüfid ja need väiksed on eosed. Miks öeldakse, et hallitanud toitu ei tohi süüa, isegi kui hallitus on ainult pinnal, on see, et need hüüfid on ilmselt juba toidu sisse läinud. Siis peab enne, kui tekivad need pinnale. Ja see on, kui te olete näinud hallitust, mõnikord on selline pehme sametine pealt ja lendub väga kergesti. Miks hallitus ka on väga ohtlik, et ta lendub väga kergesti laiali, need väiksed eosed lenduvad laiali ja väga kergesti paljuneb, kui hallitusel on võimalus. See on hallitus ja see on bakterid. See on siis penitsillum, ehk siis sellest avastati penitsillin. Penitsillum näeb selline välja. See on tavaline pagaripärm, Saccharomyces cerevisiae, noh, sobib ka õlle tegemiseks. Ja see on Lactococcus lactis, ehk siis kõige tavalisem piimappebakter. Kokkus sellepärast, et nad on sellised väiksed nagu kokid, sellised kerad. Nii et sellised näevad meie fermentatsiooni tegijad välja. Aga kui vana on fermentatsioon? Mis te arvate? No tegelikult siin õige vastus on vanem kui meie ja mida tegelikult tuleb öelda, et inimene on asunud elama mikroobide planeedil, ehk nemad olid ammu enne kohal, kui meie siit arenesime. No me nimetame mikroobideks neid, sest nad tihti on mikromõõtmetes ja meil on vaja mikroskoopi, et neid näha. Aga ütleme siis elusad planeedil, kes olid elus. Kui vana muidu planeet on, kes teab? 4,6 on minu märkmetes, aga ma tean, et seal jah, 4,5, 4,6, väga tubli, miljardit. Nii, ja millal need bakterid, siis olid aatomid kohal, siis oli kõik, käiski see suur pauk on ju. Nii, millal siis mikroobid siin hakkasid elutsema? Kui vanad need tegelased siin planeedil on? 3,6 miljardit. Oh, päris hea, 3. Väga lähedal, tubli. 3 miljardit, siis tõid bakterid. Nii, väga hea. Ja millal inimene tuli lõpuks? Ja ma küsin siis inimese eelased, kui vanad nad umbes on? Mul on siin märkmetes 7, aga ma tean, et seal on natukene ongi niukest, ütleme, vaidlusruumi, aga no ütleme 6-7. Et miljonid siis, mitte miljardit, on ju. Et see on kõvasti nagu vähem, et meie oleme ikkagi oluliselt hiljem siia tulnud. Nii, aga jõudsimegi ahvideni, mul on ka küsimus siin, kes tahtis siin hakata rääkima. Mis tõi ahvid puu otsast alla? Jah, viljad kukkusid alla, just väidetavalt oli ka põud, see oli kuskil 10 miljonit aastat tagasi.
aga mis nende viljadega juhtus, mis puu otsast alla kukkusid? Läksid käärima ja miks ahvid neid sööma läksid? Just, et need tegid purju neid, et tegelikult nad tulid alla, nad sõid neid käärid vilju, alguses nad vaatasid, et alguses oli hea puu otsas ohutu, sõid neid vilju, aga siis tekkis põud, ma ütlen, see on lihtsalt üks teooria, ma räägin selle ära, et mis tegelikult on ka loogiline, et need viljad kukkusid alla, läksid fermenteeruma, üleval sai toit otsa, siis nad tulid alla ja vaatasid, et need viljad kõlbavad ka süüa. Lisaks need maitsesid päris hästi ja tekitasid hea tunde. Ja samal ajal muidugi nagu ikka asjas loodused peavad tekitama nii-öelda juhuste kokkusattumus mõnes mõttes. Osadel oli tekkinud geenimutatsioon ja nad talusid alkoholi. Muidu alkohol on tegelikult ju mürgine. Teate, et meile inimestel rassidel on ka erinev alkoholi talumus. Kindlasti teate, et asiaadid taluvad alkoholi üldiselt halvemini, jäävad kiiremini purju kui näiteks eurooplased. Et siis samamoodi, et teatud ahvidele tekitas see mõnusa tunde, stressi oli natuke vähem. Oli ka küsimus, et miks ei saanud inimeste eellastest nii-öelda päris selliseid alkoholi liiga ületarvitajaid. Siis oli kaks varianti. Üks asi, et neid käärinud vilju ei ole kogu aeg saada, sest ikkagi saagikus on hooajaline. Ja teise, et kui nad oleks kogu aeg purjus olnud, siis kiskega oleks nad kindlasti ära söönud. Nii et see ei oleks ka loodusliku valiku tõttu nagu ellu jäänud. Mis tõi ahvid puu otsast alla, ütleme minu seisukohalt natukene selle loengu teemast haakuvalt oleks fermentatsioon. Alkohol ei ole hea tulemus, aga te võite pärast lugeda internetist seda uuringut natuke täpsemalt, et vastuseks võiks olla ka alkohol. Nii, aga ma küsin siis liigume sellest alkoholist kõrvale, kui vana on maailma vanim leib? Peaaegu 14 500 leiti hiljuti Jordaaniast siis nii-öelda sellise nii vana leiva siis jäägid, mis oli siis tegelikult mitte leib muidugi fermentatsiooni mõttes, see oli siis ütleme selline jahu, selles mõttes jahvatatud teraviljade vee ja mõndade taimepulbrite segu, mis oli siis küpsetatud. Seda võib lugeda siis, praegusel hetkel loetakse seda siis kulinaaria alguseks. Nii et 14 500 aastat vana, selline esimene siis valmistatud toode. Aga kui vana on vanim fermenteeritud toit, see leib oli siis selline kokku segatud. Võib-olla natuke oli hapnenud, aga pigem. Aga mis võiks olla vanim fermenteeritud toit, mille ajalugu on niimoodi, ütleme, legendi mõttes ka päris hästi teada? Juust. Tubli poiss. Kas sa tead ka legendi? Või kui vanad on? 7000 on tegelikult juust. Aga mis sa arvad, kuidas esimene juust valmis? Aga põhimõtteliselt, kuidas see lugu oli? Vanasti on ju kanti vedelikke, tihti peale loomamaos kasutati nii-öelda sellise paunana või ütleme siis jooginõuna loomamagu. Pani sinna inimene piima sisse, selline araabia kaupmees ja läks kõrberetkele. Ja siis see piim on ju loksus seal, temperatuur oli päris soe, kujutate ette kõrbes, juustul ongi kuskil 35-40 kraadi ja lõpuks sai, kui ta jõudis kohale, siis ta ei saanud sealt enam niimoodi juua, vaid see oli nagu muutunud tahkeks. Ma arvan, et ta oli tegelikult pettunud selles, et see juustuks muutus, sest ta ei saanud seda mõnusalt juua. Ilmselt ta pidi siis lähkri katki lõikama, aga sai sealt juustu kätte. Ja miks see juustuks muutus on tegelikult see, et selle lambamaos oli siis ensüümi kümosin, mis lõikas siis, mul on siin pilt ka, et kui muidu nii lihtsalt ei kalgendu, siis tegelikult lambamaos on siis kümosiini, sellist ensüümi, mis lõikab piimavalgu nii-öelda saba ära põhimõtteliselt kaseinil ja kuna piimas on ka kaltsiumi, siis need kaks nii-öelda ilmasabate juppi kleepuvad palju palemini kokku ja me saame sellise tugeva juustu karkassi. Et just seda ensüümi oligi vaja, sellepärast seal lambamaos tekkis. Muidu oleks olnud, ütleme, tavaline hapupiim. Et selleks, et saada piimast tugevamat kalgendit, ehk siis sellist juustu, on vaja meil ensüümi kümosin. Ma pärast räägin, kuidas praegu ka seda ensüümi toodetakse, selleks on jällegi vaja. Nende tegelaste abi, kes aitavad meil fermentatsiooni läbi viia. Aga mis te arvate, millal üldse tutvuti mikroorganismidega? Nad olid juba enne kohal, aga ega inimene neist tühjagi aru ei saanud. Millal nendega aru saadi, et nad siin on? Mida on vaja? Mikroskoopi on vaja, et neid näha. Tegelikult oli vaja selleks korraliku mikroskoopi ja lätside süsteemi. See mikroskoobi leiutamine nagu avas selle mikroorganismide vaatlemise maailma. Aga ega siis ei saadud veel aru, et tegelikult, et millal mõisteti, siis ei saadud aru, siis ta nägi lihtsalt vaatles, et seal vedelikes mingid väiksemad elusolendid liiguvad, aga tegelikult ei saadnud aru, et fermentatsioon on oluline või et mikroorganismid on need, kes põhjustavad fermentatsiooni. Varem arvati, et õlu läheb käärima lihtsalt, kuidagi läheb, elu lihtsalt tekib. Oli olemas selline teooria iseenesliku elu teke vedelikes, näiteks õlles, veinis, aga millal te arvate, millal mõisteti, et mikroorganismid olulised, et just need väiksed bakterid, keda on võimalik ja pärmseened, keda on võimalik mikroskoobiga vaadata, on need, kes tekitavad meil õlle ja veini. Palju läks aega?
ja Pasteur oli õige just. Pasteur 19. sajandi keskel ja tegelikult ongi, et 1861 Pasteur lükkas ümber sellise teooria, mis oli siis iseenesliku elu teke. Et kui mul see õlu sinna vaati panen, siis ta läheb käärima, see kuidagi ise läheb. Vaidlemust oli, Prantsuse akadeemiline siis instituut või kes selle ajal oli, pani tegelikult välja auhinnaraha, praeguses rahas on see ümber arvutatud umbes $50,000 sellele, kes tõestab ära, kuidas fermentatsioon tekib. Pandi selline auhinnaraha välja ja Pasteur näitas oma katsetega ära, kuidas see tekib. Enne vaieldi, et kas selline alkoholne reaktsioon, tegelikult päris palju maailma käis õlle ja veini ümber sel ajal, kas see on väga aeglane keemiline reaktsioon, teati, et suhkrutest tekib etanol, aga arvati, et vaieldi, kas see on väga aeglane keemiline reaktsioon või sellega on seotud mikroorganismid, keda oli tegelikult võimalik näha, aga lihtsalt seda katset ei olnud nagu, alati tuli midagi tõestada, nagu te ütleme füüsika või matemaatika tunnis teate, et te võite küll rääkida, mina ka, aga tõestama peab ka. Et siis oligi vaja tõestada. Ja kuidas siis katse käis Pasteuril? Kuumutas siis seda nõud ja kui ta lasi seal jahtuda ja see, ütleme, see mateeria ehk siis need bakterid siit ei pääsenud ligi, siis ei tekkinud bakteri kasvu. Kui ta siit selle pudeli pärast kuumutamist avas, praegu nimetataksegi toiduainetööstus kindlasti teate, pasteurimiseks kuumutamist, ütleme 72, 74, 80 kraadi, see on niisugune tööstusest sõltuvalt erinev, üle 70 tavaliselt kuumutamist. Temaga kuumutas, kui ta siit ära kuumutas selle toote, näete, bakterite vaba, aga kui ta selle kaela siit kohast lahti teki, siis bakterid pääsesid ligi. Siit on see avaloogika see, et bakterite liikumine siit kaudu ei ole lihtsalt võimalik. Aga mis ta näitas, et kui sa samamoodi kuumutad, aga sa kallutad nii, siin on, selles osas on baktereid, kui sa seda korraks kallutad ja siis tagasi kallutad, siis see vedelik saab bakteritega kokku ning ta ikkagi läheb nii-öelda käärima. Ehk siis see oli selline Pasteuri katse. Kes on suured meemisõbad, siis tegelikult, mis Pasteuri mõnes mõttes väidetavalt motiveeris, oli see, et sakslastele koha kätte näitamine. Muidugi ta tegi katseid ametlikumat, ei oleks selline pahandav naine siin ukse peal, et kui ta oleks päev läbi seal õllega katset teinud. Aga miks on selline mõte, et tegelikult, teate, selle ajal olid poliitilised olud keerulised, sakslastele tahtis tegelikult Pasteur nii-öelda natukene koha kätte näidata, ikkagi auasi, aga ta ei olnud sõjamees ega midagi muud, aga siis ta näitas teadusega ja tema tegelikult ongi see, kes aitas ka õlle kvaliteeti nii-öelda oluliselt tõsta ja siis Prantsuse nii-öelda inimese siis tsitaatega inglased, kui inglased ütlesid, et tegelikult prantslane aitas neil nii-öelda seda õlle kvaliteeti tõsta, et siis see on tegelikult väga suur kompliment sel ajal, sest ega nii-öelda teisele rahvusele väga siis komplimenti teha ei tahetud. Nii et tegelikult väga palju on ta aidanud ka õlle kvaliteedi tõstmisele kaasa. Ja loomulikult oluline on ka siin mainida, et 1862 ka mikroorganismide seostamine haigustega tekkis, et miks siis tuleb nii-öelda kõike puhastada. Et varem seda ei teatud. Nii, aga nüüd fermenteeritud tooted, mis näiteid, mida te igapäevaselt olete söönud fermenteeritud tooteid, kes oskab öelda? Äkki piim? Piim on värske. Mis saab piimast teha? Juust on fermenteeritud, seda rääkisime. Mida veel piimast saab? Jogurtid? Petti. Kas keegi teab, mis pett täpsemalt on? Ei, pett ei ole hapupiim. Pett võib olla hapendatud. Hapendatud petti müüakse ja müüakse tavalist petti. Mis muudab üldse jogurti, peti ja keefiri erinevaks, ütleme tooraine, ma kohe räägin, mis pett on, aga tegelikult bakterid, näiteks hapupiim ja jogurt erinevad selle poolest, et neil on erinevad bakterid. Ja näiteks Kreeka jogurt, Türgi jogurt, neil on ka erinevad bakterid. Aga ma vastan ära, mis pett on. Kui te tahate võid teha, näiteks väga lihtne, kuidas kodus head võid teha, võtate vahukord, keerate tavalisse purgi sisse, loksutate hästi palju, see rasv, kõik mis on, see moodustab või ja peale nüüd see vedelik, mis see eraldab, see on siis pett. Ehk siis või nii-öelda kõrvalsaadus, nagu ka juustul on näiteks vadak, siis võil on pett. Aga petti võib ka hapendada, siis saame nii-öelda hapendatud peti. Võib-olla veel mõni, ütleme siis natuke muust maailmast peale piimatoodete. Kali, jah, õlu, okei. Mõdu, kimchi ja vein, nii väga hea. Aga mida võib-olla tihtipeale ei teata, on kohvi. Näiteks kohvi on ka fermenteeritud, et tegelikult kohvimarjad korjatakse ära, et need kohvimarjad on sellised punased, jäetakse sellisesse kuhja, siis nad fermenteeruvad. Ja tegelikult seal tuleb hästi oluline osa aroomi prekursoristest, moodustab tegelikult seal. Ja näiteks, kuidas seda tavaliselt see toimub nii-öelda selline metsikus, hunnikus ja mida meie oleme näiteks töö juures teinud, et siis katsetataksegi, uuritakse, et millised bakterid ja pärmid seal täpselt elavad
ja siis hakatakse neid nagu juurde lisama, sest päris palju kohvi läheb nagu raisku, kui on metsik fermentatsioon, mõnikord Aafrikas ja seal Lõuna-Ameerikas, kus on põhilised kohviriigid, mõnikord see fermentatsioon ei õnnestu ja siis läheb see kuhi nii-öelda raisku. Et selleks, et seda nüüd vältida, siis lisatakse nüüd kindlaid baktereid juurde ja siis saadakse nagu kvaliteetsem, kindla kvaliteedi kohvi. Et meie näiteks oleme sellises uurimustöös ise kaasa läinud. Kohvi degusteerimine on muidugi päris väsitav töö, et kui pead päevas päris palju kohvi jooma. Nii, šokolaad, kakao. Kas te seda teate, mis see on? Mis šokolaad see siin on? Kes teab? Rubi, jah, ütlesid, tubli, Rubi just. Vaata, minul on ka selline töö, et ma olen iga päev tegelikult, ma olen see inimene, kes saab söömisest palka tegelikult. Ma pean iga päev töö juures midagi maitsma tavaliselt, aga mis on, ei ole, trikk on, konks on ka, niisama süüa ei saa, sa pead alati kirjeldama, et hästi palju peab nagu üritama seda oma sõnadesse panna, et ma soovitan ka, et hästi palju nagu, kui te midagi tarbite, siis mõelge, kuidas te seda prooviks. Kes on veel seda Rubit proovid? Äkki mõni on veel? Keegi on Rubi šokolaadi saanud? Tänapäeval väga raske on üldse, teate ise midagi väga uut ja avastada, siis 2017 tuldi suure uudisega välja, et see on 4. šokolaadi tüüp. Mis esimesed 3 on? Kes on šokolaadisõbrad? Piima, tume ja valge. Tume on kõige vanem, nii-öelda klassikaline alguses. Piima, need on nagu sarnased mõnes mõttes. Siis valge šokolaad tegelikult leiutati nüüdsest 80 aastat tagasi. Ehk siis päris kaua läks aega enne, kui leiutati midagi uut, nagu Rubi. Et sellega tuldi suur uudis välja ja kõik tahtsid seda kohe saada ja mõned üldse, ütleme, konkurendid tulid niimoodi, et ahah, see on mingi lisatud lihtsalt lõhnaainet ja värvitud, nagu hakkasid natuke kahtlustada. Tegelikult see on kõik aus. Aga ta on tegelikult selline puuviljane. Ja mis siis on idee, et ta on natuke vähem fermenteeritud kui tavaline kakao ja töödeldud sidurhappega, sest kui fermentatsiooni muudabki tegelikult kakao selliseks tugevaks roosakaks, aga kui ta hakkab kuivama, siis see värv kaob ära. Ja nemad lasevad hästi natukene fermenteeruda ja siis stoppavad selle sidrunappega, siis ilus värv säilib. Teate, kui näiteks lõikate kodus õuna ja õun läheb kiiresti pruuniks, mis te teete? Saate kasta kuskile hapusse näiteks sidrunappe vette, siis ta ei pruunistu nii kiiresti. See on samamoodi nagu. Ja soovitan seda proovida, Eestis müüakse, ma tean, Magnum jäätis Rubi on väga hea. Et kes ei ole veel proovinud, siis saate 4. šokolaadi proovida. Aga kindlasti vürtsikilu on fermenteeritud. Et tegelikult mulle just küsite, et tegelikult see, ütleme, see filee oma ikkagi nii mõnus fermenteeritud maitsega ei ole, eriti kellele meeldivad fermenteeritud tooted. Ja vahe on selles, et need fileed on juba puhastatud, aga vürtsikilu tegelikult minu juhendaja näiteks õppi oma doktoriga suuris seda, et just, et millised bakterid ja ensüümid, ensüümid ka lisaks, aga bakterid ka, siin soolestikus on, et tegelikult see vürtsikilu ajas nagu nii-öelda fermenteerub edasi seal karbis. Mina näiteks olen see, kes ostab vürtsikilu ja hoiab teda mõnda aega külmkapis, sest siis ta muutub eriti pehmeks. Öeldakse, et vürtsikilu on valmis siis, kui sa võtad sabast kinni ja raputad ja filee kukub ära. See on küll meil nii-öelda traditsiooniline toit, aga tegelikult see on sel ajal oli ta päris luksuseks, et vürtsid olid hästi kallid. Aga nüüdseks on vürtsikilu tegelikult suhteliselt mõistliku hinnaga, et igatahes, et fermentatsioon on siin, nagu toimub siin selles karbis veel edasi. Te hoiate küll teda külmkapis, aga ta vaikselt nii-öelda valmib seal. Proovige, jätke mõni vürtsikilu hästi kauaks. Sinna tekivad ka sellised valged täpid, see on mõnikord sool kristalliseerub välja, et ärge seda, või siis valk kristalliseerub välja, aga ärge seda karke, et see ei ole kindlasti kuidagi riknenud. Muidugi kui riknenud kalast rääkida, mis on siis kuulsaim kala riknenud? Surströmming, just, olete söönud? Olen siin pilt, see Rootsi mädaheeringas kutsutakse surströmming. See on päris õudne jah, nii et, aga tegelikult ta on ka fermenteeritud, aga miks ta siis selline on see, et väidetavalt siis sõja ajal ei olnud nii palju soola saada Rootsis ja need konservidele siis tuligi pandi nagu vähem soola, kui oleks tegelikult vaja, vürtsikilus on päris kõrge soolaprotsent sellel soolalahusel. Et siis ta on nagu niimoodi ütleme, et ta on nagu natuke riknenud, natuke mädanenud, natuke fermenteerunud, et niisugune kahepealse balanss. Ja tegelikult siin on jällegi see, et mõned ütlevad, et rootslased olete ilmselt kuulnud, et mõned ütlevad, on väga hea, enamus ütlevad, et ei ole väga hea. Nii et soovitan katsetada vähemalt. Sööma ei pea, aga võib-olla lõhn on huvitav. Aga mis te arvad, mis see siin on? See ei ole jogurt, ma ütlen. Majones ka ei ole, see on üks fermenteeritud toode. Kui ma praegu olen rääkinud rohkem bakteritest, siis see on hallitusega fermenteeritud. Aga jah, sinihalitusjuust on hea kommentaar, ma võib-olla ütlengi, et kuidas hallitusi üldse valitaks. Muidu ma ütlesin ka enne, et hallitusi ei tohi süüa. Et tegelikult ju osad hallitused on, sinihalitusjuust on ja erinevad hallitused, et tegelikult need hallitused on uuritud läbi, et need ei tooda ohtlikke toksiine inimestele, et nii et hallitusjuustu võite julgelt süüa, et need on läbi uuritud. Aga see on ka üks hallitus, mida on uuritud ja on ohutu. See on Soome on vihje, Soomes sellist magustoitu müüakse. Eestis Prismast saab ka muide, pärast lähete. Kusjuures ta meenutab piimakesselli küll, on ju. No okei, see on viili, jätke meelde.
pilt, et minge proovige, kas teile see tekstuur meeldib. See tekstuur on natuke ikkagi veniv, ta on hallitusega tehtud ka lisaks, et see muudabki ta huvitavaks. Nii et lähete pärast, saate proovida. Hallituse piimatoodet siis, noh, lisaks hallitusjuustu muidugi on. Ja siia lõppu panin enda pildi ka, et selline, nagu ma ütlesin, et kui te kurke fermenteerite, siis ma soovitan tegelikult proovida erinevaid asju. Siin on näiteks mul nuikapsast, porgandit, kaalikat olen pannud, paprikat ja loogika, kui te niimoodi assortiit tahate teha kodus, nii nagu te kurke teete, täpselt sama retsept, siis pange kõvemad asjad allapoole ja pehmemad asjad peale poole, et siis saate järjest süüa. Kui ma räägin praegu, et fermenteeritud toite on palju, aga miks need on ka kasulikud. Aga kõigepealt küsin, et kust tulevad fermentatsiooni alustajad, et kui keegi tahab katsetada, kust te saate neid startereid, kuidas alustada? Ja õhust tulevad just, et jätategi. Et siin ongi variant on juuretis, ehk ostate poest. Juuretiseks nimetatakse, ma ei tea, võib-olla juuretis on võõrassõna, juuretis ongi see starter, mida te panete. Noh, leivajuuretist olete kuulnud, aga tegelikult võib seda kasutada ka üldiselt juuretise nime all. Noh, näiteks selline leivajuuretise klassikaline näide. Kuidas leivajuuretist ise hakata tekitama, segad jahu ja vee ära, jätad sooja kohta käärima, niimoodi paar korda uuendades tekibki sul juuretis, sest kogu aeg õhus on tegelikult baktereid ja jahus on olemas. Aga saad ka sõbra käest küsida. Siis on lihtsalt tooraine või lisandid. Siin on mul jällegi üks kodune pilt, et miks me paneme näiteks hapendamisel, siin on hapendatud seened, et miks me paneme hapendamisel siia lehti, on sellepärast, et siin lehnade pinnal on tegelikult igasuguseid erinevaid piimhappebaktereid meie aiast näiteks. Ja tooraine ka muidugi, et noh, muidugi sa loputad on ju üldiselt natuke loputada, aga ega kapsas tegelikult ju täiesti ära ei pese, takid ära, seal tegelikult ongi pinnal neid igast piimhappebaktereid. Ja loomulikult, nagu öeldid, poest saab ka, müüakse starterkultuuri. Noh, tahad näiteks veini teha, lähed ostad ja sellise veinipärmi. Või siis tahad saia teha, lähed ostad sellise pärmi. Praegu näiteks ongi viimane aeg lehti panna külma, kes tahab. Ja teine asi veel, kui sa tahad kodus nende sügavkülmutatud lehtedega, noh, ütleme talvel näiteks endale mõnusaid kurke teha või seda muud assortiid, mis ma reklaamisin, siis sa pead arvestama sellega, et sa pead neid ikkagi, noh, ütleme, praegu on väga halb fermentatsiooni aeg kodus, no, ütleme, kodus ei ole nii soe. Kõige parem ongi, miks meil suvel hästi välja tulevad, kui need esimesed hooajad algavad, et väljas on ka soe. Piimhappebakterid tegelikult tahavad, ütleme, selle 30+ kraadi üldiselt. Et mida soojem on, seda parem. Mina näiteks panin elektriradika kodus sinna ümber, et hakkaks mõnusalt nagu käärima, et see on ka kindlasti jälgida. Aga jah, kui külmkappi panna, bakterid kohe ära ei sure, aga ütleme, kui bakterid on, ütleme, siin kuskil 1 miljon, siis see hakkab niimoodi vaikselt langema kogu aeg. No ütleme, kevadel veel kannatab, aga juba suvel siis võtad nii uued lehed. Et ta töötab, aga mitte nii hästi. Milline on siis parim võimalus fermentatsiooni arustamiseks, mis te arvate? Et kas osta pakiga pakk poest või panna ise kuidagi käima? No ütleme, et tahad näiteks seda hapukurkida. Jah, odavam oleks ise alustada, jah. Ja, aga näiteks tahad õlut teha. Ma õpetan ise ka õlle tegemist. Kas ostad ju ikkagi pärmi kuskilt poest, on ju? Ei jäta niisama. No, miks mitte? Mõned ju siidritootjad olete kuulnud, ütlevad, et mul on metsikult läinud käärima, olete kuulnud. Mul on tegelikult siin pealkiri ka, mida ma esitasin 3 minuti loenguvõistlusel, et metsikupäärmi metsikus ja kultuurpärmi kultuursus. Olete kuulnud, et kui te lasete lihtsalt käärima, nii-öelda jätate õlle või piima ka, siis ta läheb nagu metsikult käärima eesti keeles, inglise keeles wild fermentation. Aga kui te kasutate nii-öelda pakipärmi, siis seda nimetatakse kultuurpärmiks, tema on selline kultuurne tegelane, ja siis temaga tekitab mingi kindla kvaliteediga toote. No, üldiselt me õlles päris palju kasutame kultuurpärme. Veini ja siidrimaailmas vahel, niimoodi, kui tahetakse olla väga uhke, siis öeldakse, et mul on selline metsikult kääritud. Nii, aga mis te arvate siis, kuidas seda kultuurpärmi saadakse? No, metsikpärm on selge, tuleb loodusest. Mul on siin järgmisel slaidile, et mis on nende erinev. No, metsikpärm on kõik looduses olemas, sellised tegelased. Kuidas ta kultuurseks muutub, mis te arvate? Et pannakse niimoodi söötmele kasvama, Petri tassi peale, ilmselt olete bioloogiatunnis teinud. Iga selline pärm annab erineva sellise koloonia on ja siis hakatakse neid ükshaaval katsetada. Noh, näiteks katsetadki ükshaaval, näiteks õlle sees. Vaatad, mis kõige parema kvaliteedi annab. See, mis annab kõige parema kvaliteedi, selle viid suurtootmisse, sellisesse suurde fermenterisse, juba nii suured, veel suuremad. Ja lõpuks lähed, ostad seda poest pakiga. Noh, niimoodi kuipärmina näiteks, et kuivatad ära. See on siis meie kultuurpärm, näiteks see, mida sa ka õlle tegemisel kasutad, pakist paned. Tegelikult ta on kõik loodusest pärit, et ta tegelikult ei erine väga palju, see on lihtsalt vahe, et kui ma lasen niisama õlle käärima, siis tulevad kõik tegelased korraga sinna kallale. Kui ma võtan pakist, siis ma valin ühe kindla tegelase siit. Kuidas veel kultuursemaks asja teha, on võimalik tegelikult pärmega treenida. Näiteks üks variant, et nende alkoholitaluvust tõsta
teine variant nende sulfiti taluvust tõsta, et pärme on tegelikult võimalik ka treenimine. Kuidas treenimine käib? Noh, alkoholi taluvuse tõstmine käib nii, et paned järjest kangemasse alkoholi nii-öelda lahusesse ja siis tekib nii-öelda, noh, need, kes ellu jäävad, need on tugevamad ja siis nii-öelda validki kogu aeg saad tugevama isendi. Jah, vahepeal pead laskma natukene paljundega. õige kommentaar, et jah, ja see paljunemine tähendabki seda, et mis see tähendab, tegelikult sel hetkel toimuvadki mingisugused väiksed muutused, paljunemine ei ole kunagi 100% koopia, on ju, looduses toimuvadki alati nii-öelda mutatsioonid, kui me kutsume neid mutatsioonideks, ja need parimad isendid valid jälle välja. Ja samamoodi läheb tootmisse see nii-öelda treenitud pärm ja siis saab näiteks kõrgema alkoholitaluvusega pärmi või mõne huvitava maitseomadusega pärmi. Aga mis te arvate, kumb parem on? Kas see metsik looduse seltskond, noh näiteks nii, nagu me teeme kurke, või siis need üksikud? Metsik on jah, ja kõlab nagu müügiartikkel alati, on ju? Kindlasti olete kuulnud, aga nüüd järgmine kord teate, et ei lase ennast nii-öelda müügiartiklitega õnge võtta. Aga ega siin vastus on nii, mul on siin nagu katseline skeem. 2 veinikääritusnõud, ühes on metsikult kääritatud, teine on 2 erineva kultuuriga. Kui paneme selle kvaliteediskaalale, noh, nagu ma ütlesin, ma iga päev pean midagi maitsma, et siis tavaliselt on kvaliteeti vaja hinnata, väga halb ja suurepärane. Paneme siia prantslased ka, kes alati veini hindavad. Ja nüüd, kui me teeme metsikult, siis tegelikult see kvaliteet võib minna igas suunas, nagu te näete. Ta võib olla väga halb, aga tegelikult ega ma ei ütle midagi, vahel see metsik võib olla ka väga hea. Et see on kindlasti. Ja kui me nüüd üksikud pärmiga, see võib küll olla kvaliteet, võib olla, ütleme, noh, parimad on tegelikult alati välja välitud, aga need parimad võivad olla kas siin või siin, on ju. Noh, ütleme, kui ta on siin, siis seda tegelast ei valita. Aga nagu te näete, siis tegelikult see metsik võib olla vahel parem kui see üks kultuurpärm. Et tegelikult nagu nii ei saa öelda, aga lihtsalt ütleme, see risk, et sul ei tule välja, on nii suur, et ütleme, suurtootmises seda ei saa kasutada. Väike koduse katsetuses, ütleme, kui sul on väiksem kogus, siis sa võid nagu katsetada julgelt. Nii et päris aus vastus on, et eelistada tegelikult, noh, otseselt ei olegi sellist õiget, lihtsalt on küsimus tootmise suuruses ja riskide võtmises. Ja üldse eelistamisest panin väikse slaidi, me täna väga palju sensoorikast ei räägi, aga väga palju sellega tegelen, et miks me üldse maitse üle vaidleme. No, näiteks Garfield siin ütleb, et kui paned maksavorsti selle mädarõika ja antšoovised kokku, siis saad ideaalse võileva. Ma arvan, et te päris ei nõustu. Aga miks me üldse maitse üle nii palju vaidled? Ma olete mõelnud? Geenid on esimene õigus, miks me vaidleme. Mul on siin 3 põhjust. Et sõltub 3 hakkust. Geenid on esimene ja harjumused on teine. Esimene on geenid. See tähendabki, et me teatud asju tunneme väga erinevalt. Noh, kõige lihtsam näide, millest ma olen varem rääkinud, on koriander. Et kes sööb koriandrit? Tõstke käsi. Kellele koriander üldse ei meeldi? Miks ei meeldi? Küsi sealt taga. Sul on seep, jah? Siin oli seep. Aga näiteks mina söön hea meelega koriandrit, et see ongi puhtalt geneetiliselt, teie lihtsalt tunnete seda seebisena. Vaata, kui sa koriandri kohale või selle maitse meelte kohale jõuad, siis tegelikult seal on hästi suur varieeruvus. Näiteks üks lihtne näide veel, geneetikast see küll nüüd läheb natuke lemmiklooma maailma. Mis maitset kassid ei tunne, teate? Jah, magusad, just, sest neil on see geen puudub, mis siis magusa retseptorile annab selle funktsiooni. Nii et kass võib teil küll midagi nii-öelda süüa mingi muu maitse pärast, mis seal on, aga ta magusad maitset tegelikult ei tunne üldse. Nii et võib-olla jätke magustaid siis endale. Et see on siis geneetika nii-öelda teema. Aga teine asi on kogemus. Kõige rohkem teate, et tegelikult positiivne ja negatiivne kogemus. Näiteks, mis te arvate, mis on sellised kohad, kus toit kunagi hästi ei maitse? Koolis, jah. Tegelikult natuke sõltub, kui mõnele väga meeldib koolis käia. Minul vanasti meeldis koolis käia, aga siis ei olnud nutitelefone. Nii. Lennukis ja väga õige, lennukis ka rõhk mõjutab, aga kuna seal on ka kitsas ja niisugune, noh, ei ole väga mugav, siis tegelikult seal kunagi ei maitse. Haigla ja haiglatoit alati kurdetakse, noh, veel näiteks vanglases see kunagi maitsta. Vaata, nüüd tulebki see välja, mis mul ongi tegelikult see kogemus on positiivne ja negatiivne. Näiteks sõjaväes, no mina olen sõjaväes käinud, mulle sõjaväetoit üldiselt nagu selles mõttes ei meeldi, et noh, sa ei ole seal vabatahtlikult, vanglas ei ole vabatahtlikult, lennukis sa oled küll vabatahtlikult reisil, aga sealt sa tahad ikka pigem sealt kitsast kohast, sa tahad pigem välja minna. Ehk siis kõik positiivne ja negatiivne nagu mõjutavad. Mulle näiteks üks õllemeister rääkis, kuidas nad välismaal maitsesid ühte õlut seltskonnaga õhtul ja ütlesid, see on nii õlu, et me peame seda retsepti nagu tootmisse võtma. Siis kui nad tulevikust nii-öelda hakkasid seda tootma, siis enam ei maitsenud. Tegelikult kogu see õhkkond, see atmosfäär oli nagu see hea, mis muutis selle mõnusaks. Et tegelikult see keskkond nagu muudab. Või näiteks puhkusel maitsete mõnda head uut vilja. Tekib ka selline mõnus emotsioon. Ja viimane on meil keskkond. Siin on siis näiteks see,
kus kultuuriruumis me oleme kasvanud, et näiteks kas lambaliha või sealiha, et sellised mõned vürtsid on ju erinevad, et kus kultuuriruumis me oleme üles kasvanud, alkohol, et just tegelikult see kultuuriruum ja see, kuidas me üles kasvame. Näiteks on tehtud selliseid katseid, et kui rase naine tarbis, tehti nagu rasedate uuring, et üks grupp siis tarbis vaniljega rikastatud tooteid rohkem ja teine vähem, siis see imik, siis temale meeldisid ka vaniljetooted nagu rohkem. Et see nagu kogu see keskkond hakkab meid juba varakult, juba ema-üsas hakkab tegelikult meie maitsemeel kujunema. Ehk siis teie maitsemeelt on natuke kujundanud ka teie emad, nii et võite üle küsida, mida ta sel ajal siis sõi. Nii, aga maitse üle vaidlemine, hakkame kohe ise ka vaidlema. Meil on siis nüüd väike katse, olemegi siin rääkinud parajasti. Et ma annan teile lõhnariba. Nagu ma ütlesin, ma päris palju pean ennast koolitama nii maitsetega kui lõhnadega. Mõtlesin, lõhnadega on täna natuke ohutum tööd teha. Siin sees on siis lõhnariba, mida tuleb siis nuusutada. Ärge veel kõva häälega öelda, mis lõhna te tunnete. Põhimõtteliselt võtate siit välja, igaüks saab ühe riba ja siin otsas on see lõhn. Osad on siin orgaanilise keemia tunnis just käinud. Ärge veel öelda, mis te tunnete. Selle molekuli nimi on isomüülacetaat ja molekuli pilt on selline. Et sellist molekuli nuusutate. Mis ühendite klassi see kuulub orgaanilises keemias? Ester, jah. Ester on siit on just kokku läinud. Nii, aga nüüd teeme niimoodi. Küsin paar vastust, ma küsin niimoodi kohe, et kes üldse tundsid lõhna, tõstke käsi praegu lihtsalt. Kõik tunnevad, väga hea. Kas oli meeldiv? Ei? Nii, aga ma küsin teie käest, mis lõhna te tundsite? Piiritus, piiritus on ka õige, sest kõik need molekulid on tegelikult etanoli lahuses, see hetke niimoodi, laske. Aha, pirn, kes tahab veel vastata, ma küsin veel mõne. Banaan, väga hea. Teeme hääletuse, kes arvad pirn, tõstke käsi. Nii, ja kes arvad banaani? No, halvaks läinud. No, täpsustama. Nii, aga nüüd õige vastus on mõlemad. Ja mida ma tahtsingi näidata, et geneetikast ja tegelikult ka kontsentratsioonist sõltuvalt te tunnete erinevat. Võib-olla see story siia juurde, ma küsin niipidi, mis te arvate, kui palju üldse, see on üks molekul, meil on kapis neid paarsada, millega me treenime ennast, samamoodi, et tunda. Aga mis te arvate, kui palju selliseid lõhnamolekule maailmas, ütleme siis, on? Öeldakse kuskil, rohkem isegi, öeldakse kuskil 17 000, aga öeldakse, et keskmine inimene tunneb neist ainult, sõltuvalt meie geneetikast, 4000 kuni 10 000. Ehk siis me kõik tunneme igaüks natuke erinevalt asju. Ja see ongi, miks me nii palju tegelikult nende maitsete ja lõhnade üle vaidleme. Nagu te näete siin ka, tegelikult on 2 õiget vastust, sõltub teie tundlikkusest ja teie siis nendest lõhnaretseptorite ehitusest ja sellest, kui tugev te see kontsentratsiooni suhtes olete. Ma arvan, et kui te eri kaugustelt nuusutate, ma arvan, et te leiate neid mõlemaid nüansse sealt tegelikult natukene. Ja miks ma sellest räägin tegelikult, ongi, et kuidas me nüüd kogu seda teooriat siin ära kasutame, siis tegelikult siidris me ise tegime sellist katset, et kasutasime sellist konkreetset pärmi, kes toodab, muidu pärm toodab, sööb suhkrut, toodab etanoli, saame toote. Ja natuke lõhnaühendeid. Siis me kasutasime sellist spetsiifilist pärmi, siis loodusest eraldatud, jällegi sealt metsikust kompotist, kes toodab hästi palju seda ühendit, isomüülacetaati. Ja tänu sellele tekib selline troopiline siider, mida me ise siis katsetega oleme läbi viinud ja ka tööstuses. Ei tohi siin alkoholireklaami teha, aga põhimõtteliselt, et selle siidri muudabki siis eriliseks see, et see on hästi palju isomüülacetaati, kuigi ta on täiesti puhas õunasiider. Ja me saatsime ta Inglismaale siidrikonkursile, et Inglismaa on teada tuntud üks tugevamaid siidrimaid maailmas. Ja sealt siis tuli küsimus enne, kui hakati hindama, küsiti, et te saatsite õunasiidri kategooriasse selle toote, et kas te saatsite õigesse kategooriasse, et see on nii puuviljane. Et siis juba need eksperdid seal nagu sattusid segadusse, et kuidas te saate õunast nii troopilise siidri. Et tegelikult jällegi, kui te kasutate fermentatsiooni teadlikult ära, siis on võimalik seda nagu muuta endale sujuvas suunas. Et nagu ma ütlesin enne, et kui need kokku neid molekule on 17 000 kuskil ja keskmine inimene tunneb 4000 kuni 10 000, siis sa võid ise rääkida umbes pooli kuni 2/3 me tegelikult ei tunne. Ja näiteks mina tean ka, kui ma ütlesin, meil kapis on seal ütleme paarsada ühendit, millega me iga päev treenime, siis ma tean näiteks, et mõnda ühendit ma ei tunne, üldse ei tunne ja mõnda ma tunnen niimoodi väga halvasti võrreldes teistega. No näiteks on, võib-olla kes teavad, on see kuldilõhn sealihal.
et olete kuulnud seda, et see on selline pork date kutsutakse, see on tegelikult väga ebameeldiv lõhn, te võite võin öelda, et aga osad tunnevad seda nagu sealihal, noh, ütleme, ongi siis kuldil väga tugevalt ja teised üldse ei tunne. Kuidas meie lõhna analüüsime, ütleme, kohvilõhn on ka 200-300 molekuli ja selleks on selline masin, mis lahutab need molekulid ükshaaval ära. Näiteks meil ongi sellised inimesed, kes töötavad, istuvad seal niimoodi, see on nagu niisugune port, kus sa nuusutad ja sa umbes 10-15 minutit siis nuusutad neid üksikuid molekule. Ja sa saad teada, mis molekulid seal sees nagu on, selles nii-öelda kogu selles, no näiteks parfüümitööstuses saab seda kasutada. Olfaktomeeter, kui jääb meelde. Et kui sa tead, on olemas kaaskhromatograaf või vedelikhromatograaf, kromatograafia põhimõte, ma ei tea, kas kromatograafia on tuttav, ülikooli inimestel on tuttav, siis on ju vedelikhromatograaf, kaaskhromatograafia idee on see, et lahutada kõik asjad nagu nii-öelda üksteist ära. Samamoodi nii, nagu sa lahutad, ütleme, muid asju, siis sa saad ka lõhna lahutada üksikuteks. Et see on tegelikult päris raske töö, ma olen ise seal istunud, sa pead kõik oma teised meeled kinni katma ja siis nuusutama nagu neid üksikuid molekule. Et kes kunagi tulevad meile külla, siis saavad seda masinat seal näha, võib-olla kunagi saab ka testida. Nii, aga liigume edasi. Mikroorganismide muutmine. Nüüd ma rääkisin sellest, et see nii-öelda isomülatsetati näiteks toodab üks kindel pärm, kes on loodusest eraldatud. Nüüd te teate kindlasti, et mikroorganisme saab ka muuta. Kuidas saab muuta? Just, mingi mutatsioon. Millega on mutatsioon seotud? Geenidega just. Ehk siis me saame geneetiliselt muundada. Teate on ju, GMO-d. Olete kuulnud? Aga mikroorganismi muutumist ma tahtsin tegelikult rääkida, et ega ju tänapäeval, kui juustu tehakse, keegi enam vasikamaos seda ensüümi rapimas ei käi. Kuigi vahel olete vist kuulnud, et öeldakse, et juust on kuidagi vasikale midagi tehakse. Tegelikult ei tehta, on ju. Tegelikult, kuidas on tehtud tänapäeval, kuidas käib juustu tootmises selle kümosiini saamine või reniini 2 nimedel. Vasikamaost on kunagi siis võetud on ju see nii-öelda proov, siis ütleme koeproov ja siit on võetud see geenijupp, mis toodab siis täpselt seda ensüümi kümosiin. See kümosiini jupp pandud siis pärmi DNA-sse, see pärm hakkab siis tootma, õpetatakse pärmi põhimõtteliselt tootma kümosiini ja siis eraldatakse see pärmi keskkonnast ning seda kümosiini kasutatakse siis juustu tootmisel, et saada juust. Ehk siis tegelikult te teate kindlasti, et Euroopa Liidus on GMO-de kasutamine keelatud, Ameerikas on lubatud, toiduainetööstus mõtlen, aga nüüd ütleme, kui sa oled tootnud seda ensüümi läbi GMO-organismi, siis seda on lubatud kasutada igal pool, sest juustu toodetakse igal pool. Olete kursis sellega? Ei ole? Loodan, et kedagi ära ei ilmutanud, aga Euroopa Liidus ei ole GMO-organismid lubatud, aga tegelikult GMO annab päris suuri võimalusi. Meil katseteks on lubatud, nüüd nuusutame midagi muud, seda siis ütleme nooremad tarbida ei tohi, vanemad tohivad tarbida. Aga see on õlu, aga siin on üks puuviljane või marjane lõhn, mida ma tahaksin teie käest kuulda. Ütlen siis, mis selle eriliseks muudab, et see on siis GMO-pärmiga tehtud. Ja see pärm toodab ühte kindlat lõhnaühendit. Kas te tunnete ära, mis lõhnaga ta on? Lähedal, vaarikas. See minust selle eelise annabki see, et ta ei ole nagu nii-öelda kunstlik. Muidu paned nii-öelda lõhna maitseühendit lihtsam, aga ta on niisugune aimatav. Et see on tegelikult siis GMO-pärmiga tehtud õlu. Euroopa Liidus, nagu ma ütlesin, seda tootmises kasutada ei tohi, tegelikult see annaks õlletööstusele päris head võimalused, et toota selliseid huvitavad lõhnanüanssidega tooteid. Aga see on siis katse nii-öelda õlu. Minu isiklik arvamus GMO-de suhtes. Mina tahaksin hea meelega neid katsetada ja kasutada, sest tegelikult seal on ka päris palju võimalusi, nagu te näete, näiteks see kümosiini näide on ju. Et kujutate ette, kui seda kümosiini niimoodi ei tohiks toota, siis me peaks kogu aeg neid vasikamagusid kasutama või seda ensüümi kuskilt mujalt kraapima. Ehk siis tegelikult nad annavad päris palju võimalusi. Ütleme, meditsiinis ju tegelikult ikkagi päris palju kasutatakse ensüümide tootmises. Pigem ongi küsimus, kas me tohime teda toidu tootmises kasutada. Et minu seisukoht oleks, et oleks väga põnev ja annaks väga palju huvitavaid asju juurde. Aga muidugi ma olen teadlik ka nendest ohtudest, mis on. Miks on fermentatsioon kasulik, sellest pidin rääkima, pidin ütlema, miks neid toite tuleks süüa. Kindlasti uute põnevate maitsetega tooted, ilmselt olete nõus, erinevad sellised põnevad tooted, aga kindlasti ka, mis eriti ajalooliselt oli väga oluline mõjuga tooted, mida ma siin mõtlen, on muidugi õlu, vein, kõik sellised tooted, mis tegelikult väga palju seda, nagu te nägite ka Pasteuril mõnes mõttes oli väga selline ajend uurimaks. Siis kindlasti tervislikud tooted, need on tegelikult elustooteid, seal on baktereid, pro- ja prebiootikumid kindlasti olete kuulnud. Mis probiootikumid, ilmselt teate, mis on? Neid kutsutaksegi elu toetavad, aga mis prebiootikumid on, keegi teab?
loogika on see, et kui prebiootikum on näiteks kasulik piimhappebakter meie sooles, siis siis prebiootikum on see, mida see piimhappebakter sööb. Ehk siis tegelikult, kuna nad meie soolestikus elavad, nemad tahavad ju ka süüa. Mida nemad söövad? Kuidas te oma kõhubakteritest hoolt saate kanda? Kindlasti olete kuulnud, väga popp on praegu mikrobiomist rääkimine. Mul on pärast selle kohta paar selgitavat slaidi ka. Ei hoolitse, see on väga suur viga, ma kohe näitan, et see on tegelikult väga oluline osa nende eest hoolitseda. See tegelikult mõjutab teie tuju, teie igapäevast heaolu, teie immuunsüsteemi. Immuunsus on väga tähtis, eriti praegu sügis tulemas, kohal juba. Oma toiduga, aga millega täpsemalt. Milline toit siis nendele bakteritele on? No ütleme, et see fermenteeritud kindlasti ja veel, mis on hästi oluline komponent toidu sees, mis on just bakterite oluline. Kiudained muidugi, õige. Kiudained on see, mis jõuab bakteritele soolestiku söögiks, sest seda meie organism ei seedi, seedimatud kiudained. Ja postbiootikumid on siis need, mida bakterid ise toodavad meie organismile, näiteks erinevaid vitamiine, erinevaid rasvhappeid. Kohe räägime sellest täpsemalt ka. Fermentatsioon veel on kasulik, saame kõrgema lisandväärtusega tooteid. Siin on nüüd natuke selline, võib-olla ütleme selline äriline mõõde ka, et kui on kasulikum kas müüa lihtsalt kapsast või hapukapsast. Hapukapsast on ju parem müüa, hapukapsa hind on kõrgem. Kimchi, ma ei tea, olete poes näinud, kes on kimchit söönud? Nii palju fänne kimchil. Kus te ise teete või ostate poest? Ostate poest, jube kallis on ju. Väike võrk maksab ikka 5 eurot või midagi sellist on ju. Mõtlete kapsa kilo hinda, see on ju väga väike, alla euro vahel isegi siin sügisel. Tegelikult see kõrgema lisandväärtuse lisab see fermenteeritud toode. Võimalus suurendada köögivilja tarbimist, see on kindlasti väga oluline, et võib-olla kapsast ei jõua kogu aeg süüa toorest kapsast on ju, aga näiteks erinevaid põnevaid tooteid, näiteks kimchi on väga populaarne, et siis selle läbi on võimalik suurendada. Ja kindlasti ka pikem säilivusaeg, et ei visataks nii palju ära, sest mitte fermenteeritud toit rikneb kiiresti, aga fermenteeritud seisab kaua. Kui tõesti enam süüa ei kõlba, näiteks hallitab või mädaneb, siis tõesti ei ole enam midagi päästa. Aga muidu fermentatsioon, ajalooliselt oligi tegelikult see võimalus, kui külmkappi veel ei olnud, siis tegelikult fermentatsioon oli see, millega päästa nagu nii-öelda seda aega. Külmkapp oligi tegelikult minu hinnangul üks suurimaid pahategijaid, miks fermentatsiooni populaarsus vahepeal kõvasti alla läks, sest kõike oli võimalik hoida värskena pikalt. Põhimõtteliselt küll. Postbiootikumiks võiks teda lugeda, jah. Et näiteks siin pudelis on ta tegelikult postbiotikum, sest ta on suletud ja ta käärib seal sees. Süsihappegaas tegelikult, ütleme, pärmi seisukohalt on tegelikult väljaheide ja samamoodi ka siis etanol ise. Et tegelikult on ju niimoodi, et tema tahab suhkrut süüa ja elada ja siis need, mis seal on väljaheited. Põhimõtteliselt piltlikult öeldes ongi, et ta toodab nii palju etanoli, millal pärm lõpetab etanoli tootmise, mis sa arvad? Ja 2 võimalust, kas saab toit otsa või ta sureb oma väljaheidetes piltlikult öeldes, ehk etanoli protsent läheb nii kõrgeks, sest pärm talub tavaline kuskil kuni 12%, mõned natuke rohkem seal 14%. Ja lõpuks ta tegelikult ongi 2 võimalust, kas toit saab otsa või siis tema nii-öelda põhimõtteliselt prügi läheb nii suureks, see on natuke nagu mõelda ka tuleviku peale, kui kas meil saab toit otsa või me ise reostame oma planeedi ära. Et ka samamoodi toimub seal pudelis põhimõtteliselt piltlikult öeldes selline väike mikromaailm ja ongi 2 võimalust, kas ta saab toit otsa või ta reostab oma keskkonda ära ja ta ei suuda enam seal elada. Siis ta on nagu surnud rakk, ta inaktiveerime kõige klassikalisem kuumusega. Inaktiveeritud pärmi müüakse poes on ja maitsepärmi nime all, et ta on lihtsalt kuumaga töödeldud, ehk ta ei ole enam aktiivne, ta on nii-öelda surnud rakk. See kuidagi enam ellu ärka, jah. Et seal on idee lihtsalt, et pärm sisaldab maitsekomponente ja sellepärast on ta hästi mõnus. Ta annab hästi palju seda umami maitset. Ja loomulikult, mis ma tegelikult veel tahtsin viimaseks välja tuua, et traditsioonid ja rahvuslik identiteet, et tegelikult läbi toit on tegelikult tähtis osa ja ka fermentatsioon. Kui teilt küsitakse, et tuleb välismaa sõber, et ütle Eesti toit. Ja hapukapsad muidugi, muidugi sakslastel ka on, natuke ongi Eesti toite vahel raske defineerida, aga ja mis veel? Millest me enne? Kama ei ole fermenteeritud, on ju, olete nõus? Kama on teraviljad erinevad. Aga mis on raamat olemas, 1001 toitu, mida sa pead sööma enne, kui sa sured ja mis te arvate, mis on üks toit, mis on seal Eesti ainuke, seal, mis on Eestist pärit? Jah, vürtsikilu õigemini, et see vürtsikilu, jah. Et see on nagu fermenteeritud. Nii et tegelikult natuke selline rahvuslik asi käib ka selle juurde. Ja mikroorganism sees. Nüüd mul on niisugused väiksed nagu testküsimused, siin on kaetud. Mis te arvate, kui palju meie soolestikus elab siis mikroorganisme? Jah, miljardites juba. Tegelikult on veel rohkem. Tegelikult on triljonites. 40 triljonit. Mitu nulli triljonil on, tead sa? Siit hakkab, on ju, ma vaatan, et ma ise eksin. Miljon, miljard.
nii, aga inimeses keharakke palju oleks? Peaaegu 37,2, keegi on need ka ära lugenud. Eks need on arvutustel põhinenud. Ehk siis te näete, et meie soolestikus elab peaaegu isegi rohkem siis mikroorganisme, kui meis on kehas rakke. Ehk siis tegelikult on nad väga oluline mõju meile. Ja palju, mis te arvate, palju mikroorganisme kogumass on? 1–2 kilo. Ehk siis tegelikult 2 kilo meist on siis, mida me kaasas kogu aeg tassime, on bakterid. Tähendab, mikroorganismid kõik koos. Enamus neist on bakterid. Ja mis te arvate, kui palju siis natuke ma ütlesin, ma võib-olla selle ütlen siis ette, et 95 on tegelikult siis seedeelundkonnas, ehk siis enamus meie mikroorganismidest, kes meil nii-öelda kaasas kogu aeg on seedeelundkonnas. Kus veel on? Nahal on ju. Põhimõtteliselt igal pool, jah, et tegelikult, aga ikkagi, nagu te näete, valdav osa on tegelikult, mille eest me kõige rohkem peame hoolitsema, on seedeelundkonnas. Ja mis te arvate, kui palju erinevaid liike seal elab meil kõhus? See on nüüd mitte igalühel, kõigil on täpselt samad, aga ütleme, mida on üldse tuvastatud, nagu erinevaid. 10 000. Aga 100, ütleme kuskil 100, 200, ütleme selline nagu sinul on umbes niimoodi. Aga ütleme kokku väga erinevad, see sõltub riigiti väga erinev, jällegi toiduga seotud, et siis seal on kokku tuvastatud üle 10 000 liigi ja seda veel see uurimised jätkuvad. Jah, siin oligi küsimus. Palju umbes? 160 umbes, ütleme 100–200 kuskil. Ütleme nii, et kuidas see käib, on, ütleme suht enamus, ma võib-olla kasutasin valet sõna, et ütleme enamus on pigem tuvastus, see on umbes nagu putukatega on maailmas, et vahel leitakse midagi juurde. Samamoodi ka see, veel täiendus on siia, et need meetodid, millega määratakse DNA põhised, need muutuvad järjest täpsemaks ja see geenide järjestus järjest rohkem nagu erinevad bakterid tuvastatakse, et see läheb kuni tüveni. Et ütleme, et see on nagu arenev teadus. Liikide põhiselt on võimalik, aga tüve spetsiifiliselt see veel areneb. Kuidas tulevikus ilmselt toitumisuuringuid tehakse, praegu te kõik enamasti kõnnite oma nutikellaga, saate infot oma pulsi ja selle kohta, aga tulevikus on ilmselt, et te neelate mingi kapsli alla ja te saate väga kiiresti ka infot oma seedimise ja selle kohta. Et mul on ka pilt või selgitus, kuidas siis need analüüsid käivad. Mikrobiom siis ongi see meie seedeelundkond. Seda on oluliselt lihtsam muuta kui genoomi. Kõik, mis tegelikult meie mikrobiomi mõjutavad, eelkõige ongi toit, aga ka elustiil, näiteks kui hästi me magame, kuidas meie stressiga on, sporti tegemine, haigused ja ravimid, nagu siin oli kõige parem näide on tegelikult antibiootikumi, nagu selge näide, et kui sa antibiootikumi sööd, siis see väga selgelt meie mikrobiomi mõjutab. Nagu nimigi ütleb, ta on antibiootikum ehk elu vastu ja ta tapab meie soolestikus mikroorganismi. Mida soovitatakse alati pärast antibiootikumi kuuri teha? Probiootikume, kas kapsleid? Jookeefiri, just. Ehk siis tarbi fermenteeritud toite oleks see kõige õigem. Ehk siis erinevaid fermenteeritud toite tarbida. Sealt sa saadki neid probiootikume. Isegi palju parem kui see kapsli variant. Näiteks, ütleme selles õlles, õlu on võib-olla halb näide, ütleme, kindlasti olete kuulnud kombutsast moodne sõna, teeseene jook. Palju selles ühes pudelis, sellises kombutša pudelis bakterid võiks olla, mis te arvate? 10/10, see on siis, palju on 10/10? 10 triljonit. Minu mõte on ka, et ei ole mõtet osta apteegis seda ühte tüve, tõenäoliselt temaga ei pruugi ellu jääda. Et uuemad uuringud tegelikult näitavadki, et tihtipeale ta ei peagi meil ellu jääma, vaid just ongi idee süüa seda fermenteeritud toitu ja mitmekesist, et tekitada tagasi see kooslus, mis on ka meile omane. Et tegelikult meie mikrobiom areneb välja ka meie sünni hetkel ja meie lapsepõlve toiduga juba, et see kogu aeg muutub. Ütleme, et erinevaid tooteid võiks süüa, näiteks jogurtit, et siis jogurtit on ja neid hapendatud köögivilju, et tegelikult mõnes mõttes su järeldus on mõnes mõttes ka õige muidugi, et ta võiks olla mitmekesine. Et metsikut ei tasu kindlasti välistada, selles mõttes on sul väga õige mõte. See sõltub ka metsikul ja metsikul on ka vaata vahe, et võib-olla kõik metsikud ei ole nii rikkalikud, et võib-olla seal ka domineerib mingi 3 tükki, kes, kui sa tarbid nagu seda konkreetset, näiteks sa tead näiteks jogurtit on ja, või siin on see ME3 on ja, mis on Eestis avastatud, et tal on tõestatud tervise mõju ja tema tarbimine on nagu kasulik meie tervisele. Et siis see on kindlasti kindlam valik, kui lihtsalt ütleme siis hapupiim, mitte et ma ütleks, et hapupiim ei pruugi olla vähemalt sama hea, aga lihtsalt seal me ei tea, aga teisel juhul ta on tõesti. Sellist riski ei ole, sest fermenteeritud toit, kui ta, sa tunned lõhnast ja maitsest ära, kui ta on riknenud või ebameeldiv, et siis seal on need roisubakterid ja muud tegelased. Aga kui ta on nagu sinu jaoks sensoorselt nagu meeldiv, näiteks sööd hapukapsast, siis seal mingit riski, et sul sealt mingi bakter tuleb, kes su soolestiku nüüd teiseks muudab, seda riski nagu ei ole.
ja pealegi sina, nagu ma aru sain, mulgikapsas ja kõik muud hapukapsad, et sa oled ka selles keskkonnas üles kasvanud, et sinu soolestikul on tegelikult see juba omane, et pärast antibiootikumi kuuri on sinul väga mõistlik hapukapsast süüa. Nii, aga mul hakkab kohe aeg läbi saama, ma vaatan kiirelt. Jah, ja siis idee ongi, et mikrobiomi on tegelikult oluliselt lihtsam muuta kui genoomi. Et genoomi me nagu geenitopingust räägitakse ka, aga seda ei muuda, aga mikrobiomi on tegelikult võimalik muuta, eriti oma toitumise, elustiili ja keskkonnaga. Ja nagu ma ütlesin, et immuunsüsteemil on väga olulistik, tegelikult kui suur protsent meie on nagu soolestik mängib meie rolli meie immuunsüsteemis. Mis te arvate? Peaaegu natuke vähem, 80%. Et kuulete küll, et tarbige seda mingit eliksiiri või mingit tablette ja kõike, aga tegelikult nagu te näete, mitte et see muu võib-olla alati vale on, aga et tegelikult oma soolestiku eest hoolitsemine on tegelikult väga suur osa meie immuunsüsteemist. Hinnanguliselt 90% haigustest seostatakse tegelikult selle soolestiku mikroflooraga, kuna see on immuunsüsteemiga hästi tugevalt seotud. Ja igal inimesel on tegelikult oma mikrobioom siis. Ja mikrobiomi roll ma natuke kiirustan nüüd, et toidu seedimata osa lagundamine kiudainetel, toitainete vabastamine, toitainete sünteesimine, erinevatega vitamiinid sünteesitakse ja näiteks siin võib-olla selline konkreetne näide, et 90% serotoniinist ehk siis õnnehormoonist tegelikult toodetakse soolestikust. Nagu ma ütlesin, tegelikult teie mikrofloora eest hoolitsemine mõjutab väga palju, kui õnnelikuna ja kui stressis te näiteks olete. Ja kindlasti olete kuulnud ajusoolestik teljest. On hüpotees, et tegelikult kui teie näiteks tahate kangesti šokolaadi süüa, siis tegelikult teie kõhubakterid ütlevad, et tahate, või te tahate kangesti hapukapsast, tuleb hapukaps sisu. Et võib-olla teie kõhubakterid ütlevad teile seda, et teie tahate hapukapsast ja siis te aju viib teid külmkapi juurde või poes leti juurde ja siis te võtate ja siis sööte. Et uitnärviga on tegelikult siis meie seedesüsteemi mikrofloora ja aju tegelikult seotud. Et see on nagu praegu väga selline populaarne teema, millele hästi palju teadusuuringutes tegelikult pannakse rõhku. Mikroflooraga on kõike seda võimalik nagu mõjutada. Nii et oma mikrofloora eest hoolitsemine hoolitseb ka kõige muu eest. Muidugi mitte ainult. Antitoitainete lagune, immuunsüsteemi reguleerimine ja kaitsemine siis põletike eest. Ja viimane slaid, tervisemõju uuringud, kuidas näete, kuidas tehakse, et kuidas mis te arvate, kuidas uuritakse erineva toidu mõju tervisele? Sööte ära ja ütlete, kuidas mõjus? Jah, ja siin oli õige, roojaproov võetakse. Mul on siin näide ka, selline testkomplekt välja näeb. Varem oli niimoodi, et kui probiootikumi sööd, siis oodati, et pärast leiad sealt proovist selle ka ülesse. Tegelikult uued uuringud näitavad, et nende söömisest võib olla ikka kasu ilma, et nad tegelikult koloniseeruks, et ikkagi on nagu okei, alati ei pea teda lõpus sealt roojaproovist leidma. Ta toodab neid postbiootikume. Ehk siis näiteks vitamiini, näiteks üks rasvhape on puturaat, on väga kasulik meie soole tervisele, et ta toodab seda, et ta nagu käib läbi nii-öelda, aga ta ei pea koloniseeruma otseselt. Nii hull ei ole elu, osa teist, päris paljud neist ikkagi koloniseeruvad, ehk siis ütleme enne ja pärast proovis on neid näha. Ja põhimõtteliselt see proovi võtmine siis jah, käib niimoodi, DNA põhjal siis määratakse, kes elub, mul on siin väike näidis ka oma raportist. Praegu detailidesse lähe, ma olen juba aja täis rääkinud, aga põhimõtteliselt, kuidas te saate, siis väike näide minu isiklikust raportist. Et te näete, et siin on erinevad bakteriliigid ja nende osakaal siis 100% ulatuses, et kui palju näiteks seda bakterit, on siin natuke ees, on siis selles proovis. Mõnda ka puudub, näiteks siin on Prevotella, puudub minu isiklikus proovis, tavaline soolebakter, ülekaalus taimetoitlastel kui ka reumaatiliste artriidi ja haigetel. Et taimetoitlane ei ole ka, et siis võib-olla see nagu ongi õige nii-öelda antud näite puhul näiteks. Et saabki sellise isikliku nii-öelda bakteri profiili siis teada. Ja võib-olla viimane küsimus ongi viimane slaid, et kas on olemas tervislikku toitu, mis te arvate? Just, tegelikult päris nagu niisugust tervislikku toitu või niisugust imetoitu, millega parandada kõike on nagu ei ole. Tegelikult on mitmekesine toitumine ja erinevad nii-öelda ongi. Ja fermenteeritud toit on kindlasti üks väga positiivne tervisele, aga ta ei ole ka niimoodi, et kui sa ainult seda sööd, et tegelikult on oluline mitmekesine toitumine. On olemas lisandväärtusega toit, näiteks me ka tihtipeale enam ei räägi nagu tervislik toit, vaid on lisandväärtusega näiteks midagi lisatud. Nii, aga minu poolt kõik. Kui nüüd küsimus, kas fermenteerida või mitte, see oli juba mul ka ülikooli ajal, kui ma alustasin bakalaureusest, leidsin pildi, et juba siis mõtlesin fermentatsioonist, et siis ikkagi fermenteerida. Nii et minu poolt kõik. Kui on küsimusi, võite veel küsida. See on väga hea küsimus. Tegelikult roiskumine on ka fermentatsioon, sest roisubakterid ka teevad. Lihtsalt ma võib-olla jah, kasutasin seda väga positiivses kuvandis. Aga ka hallitamine, kui puuvil läheb hallitamine, tegelikult see on ju ka fermentatsioon.
sest hallitus seal kasvab. Ütleme piltlikult öeldes, ja ta toodab toksiine, mis on lihtsalt meile mürgised. Pigem me võiks võtada, et ohutus on see, mida nagu tahetakse tõmmata tinglikult sinna vahele, et kas ta on nagu tervisele ohutu või ohtlik, võib-olla kui ma niipidi vastaks. Et ütleme jah, põhimõtteliselt on kõik fermentatsioon. Aga siis aitäh! Aitäh!